Olav Israel, me tegime Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaatorist juttu mõni aeg tagasi Viljandis. Nüüd räägime Paides ja nüüd räägime selles majas, mis saab jätkava tegevusega seotud olla. Mis sellest hetkest nüüd nagu muutub või läheb paremaks? Oi, sellest läheb väga palju paremaks. Siin on nagu rõõm olla ja tol hetkel peaaegu aasta aega tagasi me olime väike startup, me päris hästi teadnud ju, mis päriselt toimuma hakkab, aga selgus, et me olime sattunud suurde nõudlusesse ja täna oleme tõesti situatsioonis, kus iga selline innovatsioonikeskus, täiendavad ruumid, võimalused, koostöökohad on ainult nagu teretulnud niimoodi, et ja puhtpraktilisest küljest Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaator ehk hakkab siin tulevikus täitsa füüsiliselt paiknema, nii et sellised plaanid on. Ettevõtlusinkubaator ei ole iseenesest ju mingisugune hullvärske idee, mida hakata realiseerima, see on tegelikult töötav asi. See on töötav asi, jah, ütleme, et kui me räägime Kesk-Eesti inkubaatorist, siis see hakkas tööle möödunud aastas mais, aga inkubatsioon kui selline on tõesti rahvusvaheliselt kui määratletud selline standardteenus, mille kaudu siis ideest peaks ka mingisugune tulemus tulema. Nii et selles mõttes küll mitte, aga see nõuab ikkagi inimest, see nõuab eestvedamist ja see nõuab ka vahendeid ehk ka siis ruumi, ütleme, kus see kõik toimuma saaks. No see muidugi viib mõtted sellele, niisugused kiuslikud mõtted, et ju see on ikkagi midagi taolist, mille puhul siis veidrate ideedega ettevõtjad saavad oma ideid katsetada, need ei ole enam siis ettevõtjad, vaid sellised algajad, kellest juba nii midagi ei tule, aga sa rääkisid täna väga võimastest projektidest selles seoses. Ega päris ausalt jah, et kui ma ettevõtete inkubaatorit nagu looma hakkasime, siis me algul eeldasime pigem alustavat ettevõtjat, ütleme nii, aga selgus, et meil tulevad hoopis arenguhüppega ettevõtted, neil on potentsiaalsed ükssarvikud, tehnoloogiaid arendavaid ja täna on tõesti siis selline situatsioon, kus meil on reaalselt siis 32 meeskonda, tiimi, kes tahavad ühte, teist ja kolmandat jõuda. Meil on lihtsast teenusettevõttest kuni tarkvara ja tehnoloogiaid arenevaid ideid, nii et me oleme täiesti seinast seina, jah. Mis oleks olemata, kui seda inkubaatorit ei oleks olnud praeguseks? Ütleme niimoodi, et ka see sama maja siin, kus me praegu asume, Paide linnas on ju siis sellel majal oleks kindlasti pool sisu vähem. Näiteks. Aga sellist ettevõtete valdkonnas, kas on mõni asi, mille suhtes on niisugune tunne, et meie aitasime järje peale? Ega ise poleks saanud? Tegelikult üks selline suurem pluss või avastus või mis on tegelikult see, et selgus, et meie enda keskel on need Elon Muskid olemas. Iga inimene on kuskilt tark, midagi oskab, omandanud rahvusvahelist kogemust ja need inimesed on vaja lihtsalt üles leida, omavahel kokku viia ja kui nad on ükskord juba kokku saanud, küll nad ka siis suuri asju korda saadavad. Täpselt see Järvamaa või Kesk-Eesti Sünergia näide ettevõtete näol, mis ma siin täna ka välja tõin, et ma ei saa nüüd öelda, et kas oleks sündinud võib-olla kunagi, aga kindlasti tänu siis inkubaatori abiga on päris palju juba juhtunud. Kes tunneb, et tal on hea idee, on ta siis ettevõtja või veel ei ole, mida ta peaks tegema, et saada kindel märk, kas tal on ühist teed Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaatoriga? Protsess on väga lihtne. Läheb meie kodulehele, leiab sealt lingi liitu meiega, koduleht on kesk-eesti-.ee, seal on liitu meiega, täidab teatud küsimustikku ja siis protsess algabki. Nii et ja ta saab õige pea vastuse, sellele, kas me jätkame koos või kuidas jätkame koos, nii et või ei jätka koos, nii et selline, nii lihtne see ongi. Aga jah, täna ikkagi meie jaoks on vajalik tahteavaldus, ja ikkagi, et sa natukene kirjutad lahti seda, mis sul seal
peas parasjagu toimub. Kas teil tuleb tihti välja saata selline vastus, et praegu koostöös midagi välja tule ja lisaks anname teile head nõu mitte kunagi rohkem enam ettevõtlusega proovida? Tavaliselt Ma ütlen humoorikalt, aga ma ütlen, siin päris hullu asja juhtub ikka ka. Tead, väga huvitavaid näiteid on, ütleme niimoodi, et tegelikult ma ei tea, meil on üks huvitav projekt, mis saabus meieni läbi Kultuuriakadeemia ja Pärandi häkatoni. Ja Eestis on väga tuntud selline seltsimees või inimene nagu Peldiku Peep. Nii et kes tegelikult Eestis tegeleb puhta vee probleemiga ja sellega, kuidas ikkagi inimsitta normaalselt ja käidelda. Tegelikult on probleem suur. Need samad Paide arvamusfestivalid, volgid, ajaasustuse majad, ütleme niimoodi, et kuidas ikkagi nagu käidelda inimsõnnikut niimoodi, et see oleks keskkonnale kasulik ja kasulik ka siis ütleme inimesel veel muul viisil. Ja siin on tõesti nagu praktiline näide, et pöördusime teatud teadusasutuste poole, hoiavad nina kinni, nad ise nimetavad seda kakafoobiaks, on ju, ütleme, et ei taha tegeleda. Pöördusime ka siin biogaasitootjate poole, nad ütlevad, et ei, et inimsõnnikut ei saa koos loomasõnnikuga kääritada, et retseptid lähevad sassi ja gaasi ei tule. Me põhimõtteliselt seda ära ei visanud ja palun väga, läks 6 aega mööda, selgub, et Eestis on täiesti olemas inimene, kes on Kanadas nende tehnoloogiatega töötanud, kus inimsõnnikust võetakse välja probiootikumid, insuliinid ja veel takka lõpuks tehakse veel küttegraanul, praktiliselt terve Mendelejevi tabel võetakse sealt välja ja lõpuks siis põletatakse see küttegraanulina ära. Nii et selgus, et see teadmine on täitsa Eestis olemas, on ju, ütleme niimoodi, aga ei tasu kohe nurka visata esimese selle peale, et kellegi ei meeldi või keegi ütleb ei. Nii et kel on mõte, olgu julge, kui ka 100 inimest ütleb, et see mõte on rumal ja see ainsana usud, et see mõte on õige, see võib ikkagi õige olla. Ei, päris nii ka ikka ei ole, aga põhimõtteliselt ei tasu nagu alati hea nurka visata esimese hooga, et las ta natuke settib, tuleb võib-olla paremaid mõtteid või tuleb paremaid inimesi sinna juurde, kes seda oskavad edasi viia. Aitäh, Alo Iisrael ja edu ettevõtlusinkubaatorile! Jah, aitäh!